Vaadake ja nautige Alexela meistriliiga põhiturniiri 10 kõige enam silma jäänud mängu episoodi. Alustame kahe suure BC Kalev Cramo ja Tartu Ülikool Rocki mõõduvõttudest, kus kolmanda omavahelise mängu kolmanda veerandi lõpukorviga tõusis edetabelisse Sten Timmu Sokk. Rocki peatreeneril Gert Kullamäel jäi selle kõige peale vaid pead vangutada. Põhiturniiri maiuspala number 9, Rakvere Tarva duo Rannar Raab, Janar Jõesaar. Keskväljalt Ale juupsööd korvi kohale on Eesti mõistes kohe kindlasti haruldus, aga siin ta on tehtud. Kaheksandale kohale surus end Valmo Kriisa. BC Valga Valka, Max ja Moritz oli põhiturniiri 8 ja ega siis Kriisa saanud kehvem olla. Ilukorv puhtalt tunnetuse pealt, aga eks ole 41-aastasel Kriisal seda mängu juba mängitud ka. Nii nagu turniiritabelis Valgast koht kõrgemal, nii ka põhihooaja parimate momentide rägastikus. TTÜ-mängujuht Rait Rivolane on Kriisalt õppinud huupi visete tehnika arsenali ja võib öelda, et õpetajast sammukese möödagi läinud. Kohal number 6. Rapla abisekapten Indrek Ajupank. Tema 3 jõudemonstratsiooni kohtumises Pärnuga avaldasid pingerea kokkupanijatele kõvasti muljet. Olgem ausad, on mida vaadata. Pärnu spordihallis ikka juhtub. 5. kohal Pärnu Sadama keskmängija Karl-Martin Kask. Kiirrünnakust massiivselt 2 käega pealt, lisaks Rocki mängumees Kristen Meister-Postrile. Võimas sooritus. Aina paremaks läheb. Edetabeli 4. astmel Audentese noored Kristjan Kullamäe ja Sander Raieste. Teravuse ja lennukuse pealt hooaja 1 ilusamaid korve. Esimesena poodiumil Tallinna Ülikool Kalevi leegionär, põhiturniiri suurim punktiviskaja Johnny Berkhane-Meskel. Kanadalase lisaja lõpusekundite võidukorv Rapla vastu tagas suuresti TLÜ Kalevile play-off mängudeks 3. asetuse. Positsioonil number 2, Tartu Rocki tagamängija Gert Torbeku muljetavaldav viskekontsert. Audentese spordihalli korvikonstruktsioonide rõngad väsisid pallide vastuvõtmisest lausa ära. 9 tabavat kaugviset ühes mängus, teisel poolajal 8-8. Ja esikohal ei keegi muu kui Joonas Järveläinen ning tema uskumatu võidukorv mängus Tallinna Ülikool Kaleviga. Mõned ütlevad, et selliseid momente juhtub kord elus, aga mine tea. Võib-olla Järveläinen tõestab juba play-off mängudes vastupidist.